See järgmine küsimus palun kolleeg Georg Pelisaarelt põllumajandusminister Helir-Valdor Seederile. Palun. Aitäh, proua eesistuja. Lugupeetud põllumajandusminister. Eestis on põllumajandusliku tootmissektori eripäraks üksiktootjate väga erinev tootmismaht. Suhteliselt väike arv ettevõtteid ehk siis umbes 250 ettevõtet toodavad tervelt 80% kogu Eesti toidutoormest. Ja põllumajandussektorisse on tänaseks alles jäänud alla 17 000 inimese tööle. Ja teame ka, et näiteks piimakvoodi omanikke oli 2004. aastal circa 2500, tänaseks on neid alla jäänud 1000 ringis. Ja teame, et Eesti põllumajandussektori konkurentsivõime 2004. aastal liitumisel Euroopa Liiduga oli Euroopa teiste riikidega võrreldes 2,7 korda madalam. Milline on Eesti põllumajanduse konkurentsivõime Euroopa riikidega võrreldes teie hinnangul täna ja millal see võiks võrdsustada? Aitäh küsimuse eest. Ega sellele on päris raske vastata, kui me püüame anda hinnangut, kuidas me täpselt näeme välja kõikide teiste liikmesriikidega ja millal me siis saavutame näiteks Hollandi või Taani või Saksa põllumajanduse konkurentsivõime taseme, aga jah, kui püüda hinnata, siis tõepoolest tootjate arv on vähenenud, majapidamiste arv on vähenenud ja need, kes on jäänud tootma ja tegutsema, nende keskmine suurus on kasvanud. Nii et arvuliselt on toimunud päris kiire tootjate vähenemine, aga samal ajal näiteks Eestis võrreldes 2004. aastaga on 20% põllumajanduslik maa kasvanud ehk söötismaad on üles haritud. Põllumajanduse kogutoodang ka umbes 20% kasvanud võrreldes 2004. aastaga ja näiteks piimatoodang lehma kohta kasvanud sellel perioodil 5900 kilogrammilt lehma kohta ligikaudu 7000 kilogrammini lehma kohta. Nii et jah, efektiivsus, toodangu kvaliteet ja konkurentsivõime võrreldes 2004. aastaga on päris oluliselt kasvanud. Nii et kui nüüd püüda prognoosida, siis ma pean küll ütlema, et lähitulevikus me kindlasti Saksamaad ja Taani riiki kinni ei püüa. See on ikkagi väga kauge tulevik, sellepärast et nende põllumeeste kapitaliseeritus, organisatoorne alus, ka toetustasemed Euroopa Liidu ühisest eelarvest on oluliselt suuremad ja nende kinnipüüdmine võtab aega aastakümneid. Aitäh! Palun kolleeg Georg Pelisaar, esimene täpsustav küsimus. Aitäh! Te paraku hiilisite natuke küsimusest kõrvale, aga kuivõrd aega on väga napilt, siis tuleks ka väga napilt esitada küsimus. Ja teame, et suuresti konkurentsivõime tuleneb ju erinevatest toetussummadest, mida panustatakse tootjatele. Euroopas on see märgatavalt suurem Euroopa arenenud riikides kui meil. Ja samas Euroopa paljudes riikides toetab ka riik ise aktiivselt väiketootjaid. Mida kavatseb meie põllumajandusministeerium teha selleks, et meie väiketootjad ei peaks oma tootmist lõpetama ja suudaks olla konkurentsis? Aitäh! No me oleme selle nimel päris pikki aastaid vaeva näinud ja kõige olulisem on muidugi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika kujundamine ja võrdsete toetustasemete saavutamine. See on olnud eelmise valitsuse eesmärk, on praeguse ja ma olen kindel, on ka tulevase. Millal see saavutatakse, seda aastat mina teile küll öelda ei oska, kuid selles suunas liigutakse. Mis puudutab siseriiklikke toetusi, siis ka need on kasvanud ja kui hinnata rahaliselt, siis ma võin öelda, et näiteks 2004. aastaga 2010. aastal oli toetuste maht kokku 2,2 korda suurem. Nii et iseenesest ja eraldi meetmed on meil väiketootjatele, millest ma olen ka siin parlamendi ees korduvalt rääkinud ja väiketootjate toetused on kasvanud veidi kiiremini kui suurtootjate toetused siseriiklikult. Nii et see on olnud meie teadlik eelistus, et väiksemaid rohkem abistada kui suuri.